Faleks õpime huvitavaid fakte loomade kohta. Okei, teeme ära, Eva. Eva, me unustasime ühe mänguasja. Lähme ja leiame selle. Tule, aga tule. Oota, Alex, kas sa kuuled seda heli? Jah. See oli intensiivne. Noh, mida me nüüd teeme? Me peame loomad uuesti mänguasjadeks muutma. Oh, ma tean, otsime volukeppi. Suurepärane idee. Tule aga, tule. Mina. Tean, me saame ise võlukepi meisterdada. Tule, Alex, lähme. Suurepärane, loikame selle välja. Kiiremini, ma kuulen loomi. Voila, meie võlukepp. Ma loodan, et see töötab. Lähme. Alex, kas sa kuuled seda? Jah, see on nii hirmus. Kes te arvate, kes see on? Kas luvi, tiiger või panter? See on valge luvi. Vau, see on õige. Valged luvid on nii haruldased, et paljud aastad arvasid inimesed, et nad on lihtsalt müüt. Nende valge karv tuleneb haruldasest geenist, mida nimetatakse värvi inhibiitori geeniks. Olgu. Alex, nad on nii armsad. Äkki me saame neid hoida? Ei, Eva, see pole võimalik. Me peame nad tagasi mänguasjadeks muutma. Olgu. Nad on nii armsad. Me peame veel muned leidma. Lähme. See on zebra. Kas sa teadsid, et zebradel on ainulaadsed triibud, täpselt nagu meie sormejäljed? Samuti on zebrad väga head jooksjad, nii et parem hakkame jooksma. Aeg sind tagasi viia. Siia on gorilla. Gorillad on maailma suurimad primaadid. Oh, vau! Gorillad suhtlevad üle 20 erineva heli abil. Gorillad on väga tugevad. Nad suudavad tõsta asju, mis on 1-0 korda nende kaalust raskemad. Gorillad võivad õppida viipekeelt, kasutada tööriistu ja lahendada probleeme. Viime teid tagasi teie mänguasjade juurde. See on sibelgasööja. Sibelgasööjad armastavad putukaid. Nad söövad tavaliselt sibelgaid ja termiite kuni 30,000 päevas. Neil pole hambaid. Nad kasutavad oma pikki, kleebuvaid keeli, et kõik putukad nagu tolmuimejaga kokku koguda. Nende keeled on väga pikad, kuni 23 tolli. Aeg tagasi ülejäänud mänguasjade juurde minna. Vaata seda. See on hiiglaslik Vaikse ookeani 8-jalg, maailma suurim 8-jalg. See võib kasvada sama suureks kui auto. 8-jalad võivad muuta värvi, tekstuuri nagu kivid, liiv ja merevetikad. Oh, vaata, see tegelikult muutis värvi. Oh, see on märg. Need on albakad. Albakad on taimtoidulised. Nad on nii sõbralikud, et neile ei meeldi mõnikord üksi olla ja nad mõnikord sülitavad. Albakad sülitavad, kui nad vaidlevad toidu või ruumi üle. Ja vaata, seal on koala koos oma beebiga. Koaladel on teravad küünised ja tugevad jäsemed, mis aitavad neil puid väga hästi ronida. Beebikoala, keda kutsutakse joiks, sünnib želeeuba suurusena. Kui armas!
Koalad magavad kuni 20 tundi päevas. Kas sa suudad seda uskuda? See on kaamel. Kaamelid on suurepärased veejoomise oskustega. Nad võivad korraga juua kuni 52 gallonit vett. Kaamelid suudavad vedada inimesi ja varustust üle korbeteekondade. On nii pala, kuid kaamelid taluvad väga kõrgeid temperatuure ja nad ei saa kunagi päikesepoletust, sest neil on paks karvkate. Viime sind tagasi su sõprade juurde. Mina. Armastan oma draakoni mänguasja. Oh ei, mu draakoni mänguasi on elus. Oh, Oh, jumal küll, mida see siin teeb? Hirmutav. See ei näe välja nagu üks mu mänguasjadest. Jeva, see on mu uus draakoni mänguasi. Aitäh, et mind päästsid. Kas sa nägid seda? See on Klidestali hobune ja lehm. Klidestali hobune võib olla sama pikk kui korvpallur ja kaaluda sama palju kui väike auto. Nad suudavad vedada väga raskeid vankreid, põllutööriistu ja isegi inimesi täis kaarikuid. Lehmad võivad olla väga suured ja kaaluda samuti nagu väike auto. Nende kehad on väga võimsad. Hei sina, peatu! Ma pean need kohe tagasi mänguasjadeks muutma, muidu nad lõhuvad kõik. See on Komodo draakon. Komodo draakonid on suurimad. Maailma suurim sisalik. Nende sabad on nii võimsad, et üks löök võib pukutada terve suure looma. Samuti lõhnavad nad oma keeldega. Nad võivad kiiresti joosta, hästi ujuda ja isegi puid ronida. Jah. Üheksa, 1, 0, 11. Jah, me kogusime need kõik kokku. Sõbrad, teeme väikese viktoriini, et näha, kas mäletate loomade nimesid ja fakte nende kohta. Mis on selle looma nimi? See on valge luvi. Ja nüüd, mis on selle looma nimi? Õige, sõbrad, see on sibelgakaru. Ja mis on selle looma nimi? See on hiiglaslik Vaikse ookeani 8 jalg. Alex, mis see on? Ma arvasin, et kogusime kõik loomad kokku. Ma ei tea, Jeva. Sõbrad, see olen mina. Ma petsin teid. Oh, sa üleannetu. Jeva, Alex, kas te teadsid, et krokodillid võivad magada ühe silmaga lahti? Ei teadnud. See on nii lõbus. Loodan, et õppisite täna palju lahedaid asju. Proovime natuke maagiat. Alex, Olgu. abrakadabra, looma. Ei, Eva, see ei tööta. Sul on õigus, Alex, läheme magama. Olgu. Eva, kus on meie loomad? Oh ei, nad on kadunud. Mis see müra on? Lähme vaatame. Kuule seda, Alex. Jah. Vaata, tiiger.
issand, mida me nüüd teeme? ma kardan, mänguasjad ärkasid ellu. Ma tean, mida teha tule. Anname loomadele süüa ja muudame nad selle võlukepiga jälle mänguasjadeks. see on suurepärane idee, Eva. Olgu, Aleh, plaan on selline. Ma viskan pulga, et tiigrit tähelepanust kõrvale juhtida ja sina muudab ta mänguasjaks. olgu. Kisu, Kisu, tahad natuke steiki? Kisu! Hei, Kisu, Kisu! Alek, sa tegid seda, hurraa! Tiiger on tagasi! Vaata, see on jõehobu. Kas tead, et jõehobud on peamiselt taimetoitlased, kuid neile meeldivad taimed ka maiustuseks? Kasutame seda hetke. Jõehobu. Püüame selle ahvi kinni. Paneme selle paika. Mandril ahvid on kõige värvilisemad ahvid, kellel on eredad näod ja vikerkaarevärviline tagumik. Elevandid lehtitavad kõrvu, et end jahutada nagu sisse ehitatud ventilaatorid. Lahe, eks? Elevandid pritsivad vett, et end jahutada ja puhtaks saada. Saime elevant, vaata seda väikest elevanti. Vaatame, elevant. Kas kuuled seda? Peab olema midagi suurt. Oh, kena armas karu. Ta paistab tõesti väga näljane. Me peaksime talle süüa andma. Karudele meeldib tõesti kala. Kas tead, et karud suudavad toidu lõhna tunda üle 20 miili kaugusel? See on nagu nuusutaks võileiba teisest linnast. Vaata lihtsalt teda. Lähme paneme ta tagasi. Tere tulemast tagasi, karu. Oh mu jumal, kaelkirjak. Tema kael on nii pikk. Kaelkirjakutel on kõige pikemad kaelad, kuni 2 meetrit pikad, pikemad kui enamus täiskasvanuid. Eks? Oh, mõned on kaotanud võlukepi. Aeg mängida oma mänguasjadega. Oh, proovime neid võlukeppe. Abrakadabra, poom. Bing, bang. Ei tööta. Hei, Eeva. Hei, Dasha, kas sa oled mu võlukepi näinud? Jah, aga see ei tööta. Kus on mu mänguasjad? Keegi võttis neid. Kas see olid sina, Eeva? Ei, aga hiljuti leidsin oma võlukepi. Dasha, mul on sulle midagi öelda. Maja on. Mis see oli?
neid koletisi. Eva, ma ei suuda uskuda, et sa kaotasid võlukepi. Mida me nüüd teeme? Oh, mul on idee. Mul on võlukepp. Tule, Eva. Aitäh, Eva, see oli nii lahe. Pole probleemi, Dasha, aga luba, et sa ei võta mu võlukepi jälle. Eva, hiiglaslik madu tuleb. Ma kardan madusid nii väga. Mina ka. Eva, kasuta oma võlukepi. Nii suur madu. Lähme paneme selle oma kohale. Siin on madu. See on lõvi ja ninasarvik. Nad näevad tõesti agressiivsed välja. Muudame nad kiiresti mänguasjadeks. Lähme paneme need, ninasarvik ja lõvi. Lõpuks kogusin kõik oma mänguasjad. Alligaator, kuidas ta siia sattus? Nüüd on see kindlasti viimane mänguasi. See olen lihtsalt mina, Eva. Ma tahan ikka veel magada. Aeg on läbi. Aeg on hommikusöögiks Steffi. Ei, ma tahan magada. Olgu, olgu. Siin on sinu lemmikmänguasi, Steffi. Maga hästi, Steffi. Aitäh, isa. Tere hommikust, Ivan. Tere, pitsa on valmis. Kas sa oled näljane? Kui keegi küsib, siis mind ei olnud kunagi siin. Olgu. Steffi, stopp!
Steffi, see on piisav, lõpeta palun. Stop, stop. Sa pead kohe riideid vahetama. Sa oled nii märg. Steffi, mis juhtus? Miks sa olid basseinis? Ma lihtsalt minestasin, ma ei mäleta midagi. See on kummaline. Lähme. Steffi. Aitäh, isa. Ma olen oma toas. Ma lihtsalt heidan korraks pikali. Steffi. Steffi, mida sa teed? On hilja. Mis? Stop. Steffi, lähme tagasi voodisse. On sinu magamamineku aeg. Oota hetk. Hei Steffi, mida sa teed? Kõik magavad, pane see kinni. Olgu, Steffi aitab küll. Aeg magama minna. Head ööd ja jää seekord voodisse. Kas ma olen pime? Kas see on Steffi? Steffi aitab küll. Lõpeta, palun lõpeta, palun lõpeta. Mis toimub? Steffi, kas sa kõnnid unes? Miks sul on seljakott kaasas? Kooliks on veel liiga vara. Väljas on üsna pime. Lähme koju sooja voodisse. Magusaid unenägusid, mu kallis.
Jään siia, et veenduda, et Steffi jääb rahulikult oma voodisse.